Tere mu kuulajad, minu nimi on Janne ja olen siis kaksikhinge alkeemik, nõustaja ja ühtlasi siis ka tarokaartide ja energiate lugeja. Imeilus suvine päev on, et ma ei tea, kuidas teie, aga mina küll naudin seda mõnusat kuumust ja lopsakat õitsemisaega. Naudin siin praegu oma kihisevat limonaadi, söön arbuusi ja puuvilju ja mõtlesin teha siis teie rõõmuks veel kord ühe siis sellise energia lugemise, et mis toimub sinu situatsiooniga, sinu suhtega, sinu inimesega, et erinevalt siis teistest videotest, mis ma hiljuti olen teinud, ma juba ladusin siia siis 3 erinevat gruppi, panin valmis kaardid ja ma ei tea, mis need kaardid on, et vaatame siis koos jooksvalt, et mis siit läbi tahab tulla. Ja kavatsus on siis, et mida sa pead teadma, mis on see, mida sa võiksid teada praegu. Mina loen tarokaarte siis paljuski intuitiivselt ja ma ei tegele niivõrd mitte ennustamisega, kuivõrd kasutan siis tarokaarte energia lugemiseks ja kuna energia on kõik see, mis meie ümber on, energia on ka pidevas muutumises, meie mõtted, meie tunded mõjutavad ja muudavad energiat, siis sama on ka kaartidega, et nii kui muutub sinu lähtekoht, kui sa muudad oma siis seisukohta, oma mõtet, muutub su tunne ja nii muutub ka see energia ja kaardid muutuvad ja lõpptulemus või ajastus potentsiaalselt muutub. Nii et ära heida meelt, kui sa oled näiteks kelleltki kas tellinud siis kaardi lugemise või praegu kuulad seda videot ja saad mingisuguse sõnumi, siis tea, et fikseeritud asju ei ole. Reaalsus kui selline on illusioon, reaalsus pidevalt muutub. Nii et eriti kui sa oled sellises spirituaalse ärkamise ja ülestõusu protsessis, siis sinu energiat muutuvad väga ruttu, vähemalt võrreldes siis tavaliste inimestega, kes selles protsessis veel ei ole. Ja sellel kanalil ma üldiselt siis loen energiaid ja laon neid kaarte just nimelt siis ülestõusu protsessis olevatele hingesidemetele. Ja ülestõusu protsess, see on selline sõna, mis on siis viimastel aastatel võib-olla rohkem levima hakanud. Ülestõus tähendab siis tõusma ülevamale meeletasandist. Meeletasand on meie persona, isiksus, meie intellekt, ehk teisisõnu see on egotasand ja ülestõusma ehk siis ühilduma oma kõrgema minaga. Meie kõrgem mina on siis vaim, hing ja kes te olete kaksikleegi teekonnal, kui te olete saanud aktivatsiooni, siis sinu kaksikleek on tegelikult sinu kõrgem mina. Et te olete siis persona tasandil, olete polaarsed vastandid, aga kõrgema mina tasandil olete te üks. Nii et sinu kaksikleek on siis ainukene hing kogu kosmoses, kogu universumis, kellega te olete üks. Nii et tema on tegelikult ka ainuke, kellega sa taevas oled juba paari pandud. Ja see on selline esmane abielu definitsioon üldsegi. Nii et tema on sinu jumalik paariline, kui sa oled selles sidemes ja kas sa oled selles sidemes või mitte, saad sa teada peale hingeaktivatsiooni. Aga hingeaktivatsioon on pigem selline inimese ego perspektiivist vaadatuna ikkagi ebameeldiv, sellega kaasneb lahkuminek, sellega kaasneb kaos, draama ja esimene ego kihi langemine. Sinu kaksikleek käivitab sinu tuumhaava ja peale seda hakkabki siis see kaksikhinge protsess, kus te hakkate tõmbuma ja tõukuma. Et on see meeletu magnettõmme teie kehade vahel, teie persoonade vahel, te ei pea omavahel suhtlema, te ei pea teadma, kus te olete, aga te jooksete kokku
ja samas selle inimesega koos olemine on üsna keeruline, sellepärast et hakkab väga ruttu tekkima polarisatsioon. Nii et tema on siis sina teises kehas, kusjuures kaksikleegid ei pea alati olema soo mõttes meessoost ja naissoost, et võivad ka olla näiteks 2 meest või 2 naist. Erinevust, ongi soo erinevus, ainult mina ju loen energiaid, ehk see niinimetatud jumalik naisenergia on siis spirituaalne poolus, suruv energia, ja niinimetatud jumalik meesenergia on siis eemalduv energia, ehk tema on rohkem 3D füüsilise reaalsuse fookusega ja tegelikult tema ei pea teadma, et te olete kaksikleegid, tema ei pea teadma nendest tarovideotest ega sellest, mis ma siin räägin, sellepärast et see protsess, see teekond toimub iseenesest, toimub niigi. Tema reageerib ainult sinu energiale, nii et sina kuulaja oled siis see, kes saab siis seda lõbusat, natuke viskan nalja siin seda mitte nii lõbusat, seda töö energia tasakaalustus osa teha. Üks hetk, ma kohe jätkan. Nii. Vabandust, ma korra siin sättisin midagi enda ruumis. Aga ühesõnaga 3 gruppi ja mis on see, mida sa pead teadma siis kas oma inimese kohta, oma suhte kohta või oma olukorra kohta. Ja lükkame siis need grupid siit eemale. Esimene grupp. Kuidas gruppi valida? Gruppi valikut tee kas kivi järgi või intuitsiooni järgi, lihtsalt kuulates, mida ütleb su süda, mida ütleb su intuitsioon, mida ütleb su kõhutunne, ükskõik kust sul siis tuleb see selline selge taju, selge teadmine. Ja kui see grupp ei kõneta, siis vaheta gruppi. Nii, siin on siis veeelemendi kuningas. Keisrinna, panen siia nüüd esimene grupp, maailm, tõll, õigluse kaart, tasakaalusta spirituaalsus ja praktilisus on esimesele grupile siin sõnum. Ootamatud õnnistused on teel usu, avardumine, tasakaalusta maskuliinne, feminiinne energia, 1-3 kuud on siin ajastus ja igal pool näen sind. Kõigepealt ma ei maininud, ma tegin seda videot kavatsusega siis kaksikleegid või kõrged hingesidemed. Kaksikleegid või kõrged hingesidemed. Mis on see, mida sa võiksid teada? Üleüldiselt on siin väga head kaardid sul. Siin on tegemist siis avardumisprotsessiga ja siin on sõnum sinu inimeselt, kes väga võimalik, et ta võib olla sellise skorpioniliku energiaga, aga ei pea olema. Veeelemendi kuningas on sügavate tunnetega, sügavad emotsioonid on tal sinu suhtes. Sõnum ja kinnitus sulle on see, et ta tõesti kogeb seda, et ta näeb su nime, ta näeb sind, ta mõtleb su peale, justkui igal pool näeb sind. Nii et kui te praegu siis ei ole koos või ei suhtle omavahel, siis igal juhul tal on tugevad tunded su vastu ja ta näeb sind kui oma jumalikku paarilist. Osadel isegi väga võimalik, et te juba olete suhtes, sellepärast et keisrinna on justkui nagu lõppeesmärk sellel teekonnal, see on abikaasa energia, see on jumaliku paarilise ja külluse energia. Nii et üleüldiselt ma ütleks, see on väga, väga positiivne sõnum sulle, see suhe läheb sul aina paremaks.
kõik, mis te ette võtate, paljuneb, kasvab, õitseb. Ma näen, et siin on tulemas tuntav selline, ma tajun just maine, et füüsilises reaalsuses käega katsutav progresseerumine selles suhtes või kommunikatsioonis. Väga võimalik, et kui sa ei ole oma inimesega praegu suhelnud, siis ta on varsti tulemas väga otsustavalt, väga kindlameelselt sinu suunda, mingisuguse ettepanekuga. Või on teil midagi siin õnnestumas, kui te olete juba koos, et siin võib isegi olla avalik tunnustus, avalik mingisugune läbimurre, tähelepanu, sinu enesedistsipliini, pühendumise ja ettevõtliku sellise enesejuhtimise siis preemia, võiks öelda. Kõik on kiitvad kaardid. Osadel võib siin olla, et su inimene on teisest rahvusest või ta on teises riigis. Võib-olla teil on distantssuhe ja sellest kõneleb siin see maailmakaart, aga teistel jällegi võib see maailm siin tähendada ka seda, et reisimine võib olla kaartides. Et see on osadele, aga samas see tähendab ka seda, et see suhe on tohutu tähendusega, et sa oled selle inimese jaoks kogu maailm, sa oled tema keisrinna, sa oled tema nagu loterii peavõit. Kõige olulisem inimene tema elus. Sõltumata, mis toimub teie füüsilises reaalsuses praegu. Siin on esindatud veeelement, sõnn, kaljukits, siin on jääreenergiat on siin ja siin on kalade energiat. Ja ma näen siin sellist kaksikleegilikku, tegelikult ma näen praegu mitmes kohas, kui ma hakkan vaatama, siin on kaksikleegi sümbol, lõpmatus, mis kõneleb selle jumaliku sideme igavikulisest loomusest ja olemusest. Siin on siis need kalad peegelpildis, 2 kala ja samuti siin on tegelikult, ma praegu vaatan, on nagu need 2 palju paarisarve. Hea tegevus, valgustöö, hästi palju veeelementi, tasakaalusta, yin ja yang. Võib-olla midagi teie elus on tasakaalust väljas. Võib-olla on liiga palju kas yang energiat, võib-olla olete te liiga hõivatud välise maailmaga, töödega, tegemistega ja teil ei ole teineteise jaoks olnud aega või ei ole te pikka aega kokku saanud või on vastupidi. Kuigi ma pigem tunnen, et siin on just seda koos olemise, seda yin-energia vähesust. Mingisugune tsükkel on edukalt läbitud, mingisuguse eluõppetüki, mingi tasandi elus oled sa läbinud edukalt ja see on justkui selline, see grupp on nagu eksami edukas läbimine ja sa oled valmis vastu võtma õnnistusi, küllust, samuti ka siin ootamatud õnnistused on teel sinu suunda. Kui sa praegu ei näe selle kohta märke, siis see lugemine ongi see märk sinu jaoks. Ajastus on 1-3 kuud. Võib-olla kui sa oled küsinud mingi spetsiifilise teema kohta, siis tõesti jah, vastus on kindlasti jah. Võib-olla kusagil sa oledki tundnud, et ei ole seda balanssi, midagi on tasakaalust väljas, siis see on tulemas. Kas see on sul isiklikult? Võib-olla isegi mingisugused lepingud, endise abikaasaga, endise partneriga või tööalased lepingud, siis siin on tulemas õiglane ja sinu kasuks mingisugune lahendus. Balansseeri spirituaalsus ja praktilisus. Ole aus enda vastu, kus oled sa läinud kreeni? Kas või ma võin enda puhul näiteks tuua ennast näiteks, et mina päris kindlasti kaldun rohkem spirituaalsuse ja yin-energia poole, mis tähendab seda, et ma kipun rohkem häälestuma 5D'le
ja ma pean ennast välja tooma kõikidest oma energia lugemistest, oma töödest, oma kanaldustest, oma kirjutamistest ja muutuma praktilisemaks, tooma ennast nüüd ja praegu siia praktilisse füüsilisse reaalsusesse. Et üldiselt olen ma balansis, aga see on selline igapäevane vaatamine, mis on see, mida ma hetkel vajan rohkem. Olgu, ma olen juba teinud neid lugemisi, võib-olla siin mitu tundi, nüüd on paus, nüüd ma lähen paljajalu muru peale, nüüd ma lähen rattaga sõitma, nüüd ma lähen randa, nüüd ma lähen lastega mänguväljakule või mingit sporti tegema või midagi praktilist tegema. Võib-olla sinul on sama või on vastupidi, sa oled olnud väga, väga tegus, väga asine, aga olemise energiat sul on võib-olla vähe. Nii et lõppude lõpuks spirituaalsus on olemine, praktilisus on tegemine. Tasakaalu leidmine siis tegemise ja olemise, yin'i ja yang'i vahel, mis on kogu ülestõusu valgustumise teekond ja ühtlasi ka kaksikleekide vaheline siis selline protsess ja tasakaalustumine. Aga üleüldiselt sul on tulemas head uudised. Et see oli siis sinu lugemine, grupp number 1. Ja liigume edasi grupp number 2. Grupp number 2, see on sinu kivi siin. Ma ei ole neid kaarte vaadanud, vaatame üheskoos, mis siit tahab tulla. Enesekindlus. Jumalik ajastus on töös. On vaja vabastada negatiivset energiat, skorpioni energia. Mõõkade kuus. Tuleelemendi 7, sauade 7. Kas sa oled avatud? Ma ei suuda end väljendada. Oled joondumusest välja läinud, see tähendab, sa ei ole armastuse seisundis ja valed vundamendid. Okay. Teine grupp, siin on siis hoopis teistsugune energia. Grupp number 2, sinul, sa oled hästi, mul on tunne, et siin on sinu enda ärkamine, sinu enda mingisugune tervenemine ja võimalik, et juba sellise vana lapsepõlve trauma või programmeeringu esiletulek ja vabastamine sinus. Et siin näitab, nagu sa oleksid hästi kaitsepositsioonis, nagu sa ei tunne ennast turvaliselt, kas sellest keskkonnast, kus sa oled või oma enda kehas, sest et sinu kehas on trauma, sinu kehas on pinge ja see takistab sinu eraelu ja tegelikult kõiki eluvaldkondi, et sa ei tunne, sa ei koge armastust sellest tulenevalt. Kui me ei ole tervenenud, kui me oleme iseendast kaugel, kui meie süda on lukus või kinni, siis me elame oma valukeha pealt. Me elame oma ego tasandilt. Ja kõik, mis me loome sellelt tasandilt, võib öelda, et need on valed vundamendid. Nii et sellel tasandil mulle tundub, selle tasandi mahajätmine on sul käimas. Võimalik, et sa oled skorpion või oled sa tuleelement, see ei olegi praegu oluline. Aga sa hakkad üles ehitama sellist tervemat ja terviklikumat mina. Sa oled siis ärkamas ja taipamas, kus oled sa ära lõigatud avatusest, kus sa ei ole avatud armastusele. Ja sa hakkad uurima erinevaid viise, kuidas sa saaksid avaneda. Kuidas sa saaksid luua endale siis teistsuguseid uskumuse süsteeme, et ma tunnen, et siin on tohutu ülevaatus, et miks sa oled nii olnud, sest skorpionilik selline enese skeptiline ja mitte usaldav
ja samas kohati ka selline mürgine ja õel, negatiivne, selline sutsav energia ei tulene sellest, et sa oleksid paha inimene, keegi ei ole hea või halb, vaid see tuleneb lõppude lõpuks sellest, kas inimene tunneb ennast, et ta on väes ja ta saab olla enesekindel või on ta tegelikult kogu aeg võitle või põgene ehk siis trauma ja ebakindluse seisundis. Juurtšakraga käib sul see ebakindlus ja lapsepõlve haavad ja õpitud toimetulekumehhanismid asuvad meie juurtšakras. Aga positiivse külje pealt, see on tohutult suur tegelikult asi, millele sa oled praegu ärkamas, et sa oled liikumas paremasse kohta enda teadvuses. Ja kui toimub muutus meie teadvuses, siis hakkab see raudselt toimuma ka sinu füüsilises, nähtavas elus ja maailmas. Nii et ära heida meelt, et see on väga vajalik protsess, kuigi see on ebamugav. Ärkamine siis enda varjupoolele, taipamine, kus sa oled ise siis blokeerinud seda, mida sa tegelikult oma südames ju soovid. Ja ärkamine sellele, et need vundamendid, millele sa oled juba midagi oma elus, võib-olla isegi rohkem, kui midagi oled rajanud, et see tegelikult ei ole sinuga kooskõlas. Vali oma lahinguid, vali oma võitlusi. Inimsuhetes on väga oluline, eriti meie armusuhtes, intiimsuhtes on oluline meelde tuletada, et palju olulisem on siis see suhe ja ühendus teise inimesega, kui sellise meie madalama mina ehk egomeele isekas kohene rahuldus saada see õigustunne, et minul oli õigus. Et siin on justkui sellise lapsiku, egoistliku, sisemise lapse selline tervendus käib sul. Aga asjad lähevad paremaks, et on lõppemas mingisugune keeruline suhe või situatsioon, võimalik, et sa lähed reisile, võimalik, et sa vahetad elukohta, et mingisugune ümberkolimine või liikumine kusagile, aga see uus koht on sinu jaoks palju-palju parem, palju sobivam. Siin on justkui vana energia või vana elu maha jätmine. Jumalik ajastus on töös. Sa oled liikumas suuremasse enesekindlusesse ja õppimas ennast siis väljendama vähem riiakalt. Ja ilmselt siis sa oled taipamas, kuidas sa siiani oled olnud, et see ei ole tegelikult sina, vaid see on mingisugune enesekaitse funktsioon, õpitud, ülevõetud selline käitumine, mis ei ole teeninud sind siiamaani, sest et sa ilmselt ei ole kogenud suurt ja sügavat ühendust. Sa ei ole kogenud võib-olla väga palju õnnestumisi, sest et sa ise alles õpid enda kohta tundma, sa õpid ennast paremini mõistma, sa õpid lahusteadvus on siis see, kui sa oled ära lõigatud ühendustundest ja opereeridki oma haavade pinnalt. Aga ühendus tekib sealt, kus me julgeme olla siis autentsed ja siirad, isegi kui see alguses justkui ütleme, sa kardad, et inimesed ei võta seda võib-olla hästi vastu, siis tegelikult alati sellest võidavad kõik. Et nagu mulle meeldib öelda, siis intiimsus on see, kui sa julged olla teisega avatud ja ütled seda, mis sul öelda on, väljendad oma mitte ka kõige meeldivamaid tundeid, aga siin on siis erinevus, kuidas sa seda teed, kuidas valida sellist suhtlusstiili, kuidas õppida sellist suhtlusstiili, et sa ei tee mitte vajalikult liiga nendele lähisuhetele, et see on omaette kunst, ka mina seda pidevalt praktiseerin ja vahest tuleb kergusega, aga väga tihti on seda vaja ka meelde tuletada, et valida oma lahinguid, oli siis sõnum sulle. Aga see oli grupp number 2 ja liigume edasi grupp number 3.
grupp number 3. Nii. Sa valisid selle tsitriini, sellise sooja sakraaltšakra kivi. Maaelemendi S, müntide S. Vastused, mida sa otsid, need on tulemas. Mõõkade S ja erak. Siin on lausa 2 ässa. Ässad on hästi võimsa alguse energiaga, sellised marsilikud energiad, et midagi uut on siin tulemas. Müntide kuninganna ehk maaelemendi kuninganna. Ja mu minevik hoiab mind tagasi. Tule välja oma mentaalist, lojaalne ja jah. Peatu, hinga, puhka, ära jätka praegu. Mulle tundub, et siit tuleb läbi sinu inimese sõnumid. Et siin on see kaksikute energia. Siin on siis märgid jumalikust sidemest, mis on taustal või sinu elus. Siin on mulle tundub, ma natuke sätin neid kaarte. Mulle tundub sina, grupp number 3, et sa oled olnud endasse süübinud ja ennast avastav, ennast otsiv, et võimalik, et siis vaimse ärkamise protsessis või ülestõusu protsessi kõiksugu energeetilistes ja füüsilistes transformatsioonides, mis on tohutult väsitavad meie kehale ja meie vaimule. Et ülestõusu protsessi ajal tuleb päris palju magada, puhata ja see väsimus võib tulla nii järsku, see võib tulla keset päeva, see võib tulla keset tööd. Ja see on täiesti vältimatu. Mulle tundub, et sa oled olnud selles eraku energias, veetnud aega iseendaga, meditatsioonis, spirituaalne õppimine on siin olnud. Ja mulle pigem tundub, et sa oled töötanud oma meeletasandi kallal, et seda oled ületanud või ületamas. Ja see sõnum, mida mulle tundub praegu, et siin on nüüd spirituaalne töö on väga palju tehtud, kuigi see ei ole kunagi ju täielikult tehtud. Aga nüüd on nurga taga, on tulemas sulle siis materiaalse maailma manifesteering sellest sisemisest tööst. Et sellest kõneleb mulle siin kolm kaarti, mis on väga maise iseloomuga. Need on need ässad ja maaelemendi kuninganna, mis on seotud ka rahaga, küllusega ja käega katsutavaga. Et sa oled sellises küpses, maises kuninganna energias. Et tundub, et sa oled väga palju teinud sisemist transformatsioonitööd endaga. Mulle isegi tundub, et kohati see võib sind üllatada, see uus algus, mis tahab tulla sinuni. Et kui sa aeg-ajalt kaldud siin kahtlema või üle mõtlema, siis on soovitus sul peatuda ja mitte teha ühtegi valikut liiga tormakalt. Sest et need nurga taga on ootamas sind uus algus. Et sul on tulemas mingisugune info, mida sa praegu ette ei näe. Sul on tulemas uued ideed ja võimalused ja inspiratsioonid või mingisugune sügavam selgus ja tõde selle olukorra suhtes. Tuleb mingisugune läbimurre. Või oled sa saamas jumalikku infot, jumalikku juhatust
oma meditatsioonis, nende allalaadimiste, kõrgema mina allalaadimiste kaudu. Ühtlasi on siin siis tõotus heaks materiaalseks külluseks või see töö, see äri, mida sa plaanid praegu, see tõotab sulle head raha, head küllust. Või kui sa oled mõelnud mingisugust suurt investeeringut või ostu teha, siis vastus on jah. Ja nüüd on siin taustal on siis see inimene, kes suure tõenäosusega see võib olla sinu kaksikleek või keegi teine jumalik paariline. Mu minevik hoiab mind tagasi. Siin on mingisugused takistused tal veel, ma võtan kaardid. Ma tunnen, et ma tahan natuke selgust juurde saada, sest üleüldiselt ma näen, nagu teil tahaks tulla uus algus selle inimesega. Mu minevik hoiab mind tagasi, sellepärast, et selle inimese suhtes vaim ütleb sulle, et see sõnum on jah. Selle suhte ja inimese osas ta on sulle lojaalne. Võib-olla sa oled kahelnud, kas ta suhtleb veel kellegi teisega, kas ta on veel seotud oma minevikuga, kas ta on pühendunud, siis siit tuleb sõnum, et ta on lojaalne sulle. Aga midagi, mis on minevik hoiab tagasi, mis siin on? Okei, väga spirituaalsed kaardid, väga ilusad sõnumid. Ta justkui üritab oma enda elus või enda sees viia paremasse balanssi mingisugused vastandlikud aspektid. Ta tunneb, et ta ei ole veel päris valmis esitama sulle mingisugust ettepanekut või pakkumist. Ja siit tuli jällegi müntides, see võib olla ettepanek ühiseks lapseks, see võib olla ettepanek ühiseks kooseluks. Ma abielu nii väga praegu veel ei taju, aga see võib olla ühise kooselu ja ühise mingisuguse materiaalse käega katsutava siis alguse ja investeeringu ettevõtmine. Et tal on väga head plaanid sinu suhtes, aga ta ei ole valmis nendest veel rääkima. Ta varjab seda sinu eest, sellepärast et ta alles siis koostab oma plaani. Et ta varjab seda sinu eest, aga kaadri taga toimub tal on plaan. Ja. Kui siin on tal kas mingisugune töövahetus või elukoha vahetus, mingi transformatsioon siin toimub, aga jällegi ma näen, et ta tahab sinuga väga kommunikeeruda, et siin on tulemas siis selgus, nagu siingi, et sul on tulemas selgus ja ta tuleb sinuga varsti rääkima. Osadel teist on siin võib-olla lahutus on pooleli. Osadel on siin erinevad riigid ja ta on reisimas sinu juurde. Et siin on olnud dilemma, et kuidas te saate kokku tulla, sest et te olete üksteisest kaugel. Ja teistel on siin just nimelt siis möödunud eluetapi täielik lõpetamine. Et siin on olnud mingi aeg siis sellist koopas olemist, mitte suhtlust, vaikust. Täpselt nagu sulgi, siin on see hermiti kaart, aga jah, see inimene tahab sulle teha mingisugust ettepanekut. Lihtsalt siin on mingisugused lõpetamata siis asjaolud. Sinu sõnum ongi siin oma hirme ja muretsemist märgata ja öelda nendele hirmudele stopp. Tule välja oma mentaalist ehk oma hirmudest ja ära torma. Kõik otsused, mis on tehtud siis impulsiivselt või hirmuga, need on valed otsused. Üleüldiselt on siin tulemas ilusad, viljakad uued algused. Aga ma loodan, et te saite selgust juurde. Kui see nii oli, siis kirjutage mulle oma lugu, kirjutage mulle kommentaare, pange siia like ja kohtume järgmistes videotes.